2022. aasta jõulupeole. Mina olen Viktoria. Ja mina olen Gerda ning meie oleme teie tänased õhtujuhid. Selle aastane jõulupeo teema oli Eesti 90-ndad. Gerda, mis sina arvad, mis me täna siin näha ja kuulda saame? No mina loodan ikka näha Eesti klassikat, mis tantsima kutsus. No näiteks Nexust või Turistarti. Mina tegelikult arvan, et me võiksime kutsuda saali ikkagi ka jõuluvana, kes soovib samuti näha väga Selleks, et jõuluvana saali jõuaks, ütleb see pool jõulu, teine vana. Me võime alustada. Te karjute nii vaikselt, et jõuluvana ei taha tulla. Kust kaugelt sa meile tulid? No ma tulen ikka väga kaugelt praegu, ma ei hakka isegi valetama teile. Väga raske oli siia jõuda, lund oli see aasta väga palju ja ega see külmakraad ka ikka võib küll juba vanamees olla, aga mis ta ikka kurat samamoodi, ma ei hakka valetama. Teed olid libedad, jah? Teed olid libedad ja sellega seoses tahan kõigile ikkagi jälle südamele panna selle, et valige ikkagi sõidukiirus vastavalt tee olusele. Teeme jõuluvanale suure aplausi. Istuda sinna ühele toolile. Sul on terve rida vaba. Kas sa tahad, ma aitan sind? Jumala eest aitan. Nii, saad siia istuda, jah? Nüüd, kui meil on oma jõuluvana saalis, siis ma saan öelda, et Gerda, täitsa nõustun sinuga. Vanu häid klassikuid tahaks ju alati ühel heal peol kuulda. Mina olen sellega täiesti nõus. Aga selleks, et me saaksime alustada, kutsume lavale 6. A-klassi, kellel on võimalus jõulupidu tantsu ning lauluga avada. Aplaus 6. A-le! Ei
et Anne Veski saavutas oma tuntuse 90-ndatel just Venemaal ja Nõukogude Liidu lavadel. Ma ei teadnudki seda. Aitäh sulle, et sa harid mind Gerda. Jaa, palun sulle. Järgmisena tuleb lavale USB, kes tegi pool video ja pool esituse. Ja neil on Mr. Happy Man. Aplaus 6. B-le.
täpselt seesama. Ma tean, et jõuluvana soovis näiteks Porsche't saada, kui ta oli vedanud. Jõuluvanad ei saagi jõuluda kingitusi. Aga keda tead? Mina sain ükspäev teada, et 1995. aastal teatati meedias, et Mr. Happy Man ei mäleta 10 aasta pärast mitte keegi, aga eksiti, sest 2004. aastal tegi ansambel Meeldejääva tagasituleku ning ma arvan, et täna aulas kõik tundsid ära, kes on Mr. Happy Man. Ma olen sinuga täiesti ühel nõul. Järgmisena laseme laval tulla 7. A-klassi. Nende esitajaks ansambliks oli Smilers. Stay
suurepärane mees. Victoria, ma sain alles hiljuti teada, et Smilers ei olegi tegelikult Smilers. Aga siit tekib järgmine küsimus, et miks nad lõpuks ikkagi valisid Smilers? Tegelikult oli nende esialgne nimi Lesser Roses. Kas sa teadsid seda? Ma ei teadnud seda. Kas sa teadsid seda? Ei, minu jaoks ei ole Smilers enam Smilers. See on nüüd midagi teistsugust. Järgmisena tuleb lavale 7B ning nende bändiks lauljaks on Karavan, Pärlipüüdja. Sellega üks huvitav lugu ka. Hommikul tegime proovi, tuli Pärlipüüdjast juttu ja Victoria ei öelnud Pärlipüüdja, ta ütles Pähklipüüdja. See laulu nimi on muutunud meie jaoks. Palun laulge Pähklipüüdja, mitte Pärlipüüdja. Ma pean seda kuulma täna veel ühe korra, mitte ainult Victoria suust. See oli kogemata, ma luban. Ma tegelikult tean selle nime. Ma ei ole sellest nii kindel, Victoria. Sa väitsid surmkindlalt, et see on Pähklipüüdja. Okei, vahet ei ole, vaidleme pärast edasi. 7B, kas te olete valmis? Nii, te võite alustada. oli oma päike ja siuke suvetunne tuli jälle. Pähklipüüdjad ja... me
just oleksin peaaegu olnud jälle pähklipüüdja. See oli päriselt mu viga, ma tegelikult tean, et see on pähklipüüdja. Aga iga kord, kui ma kuulen pärlipüüdjat, selline tunne, et tahaks ise ka tantsida, selline suvetunne, et sul ei ole kütta. Praegu on jõulud, Victoria. Ja see laul... Sul ei ole kauge, kohe nii jaanipäev. Ei, peame enne jõulud ära ja siis hakkame jaane minema. Okei, 4 päeva, kus ma kirjutan sulle siis need jaanipäeva. Teeme nii, mulle sobib. Järgmisena on meil siis 8A ja 8B duo. Nad teevad kahekesi koos esitust. Nende 2 lauluks on siis Koin Toome nädala lõpp ja To Be Started oli, kas sa mäletad, Victoria, mis laul? Ma võib-olla mäletan, aga äkki ma ei tohi öelda. Äkki see on üllatus laulale. Jätame selle saladuseks, ma arvan ka. 8A ja 8B, kas te olete valmis? Nii, korras. tantsima. Ma imestasin ka, ma mõtlesin, oi, mis asja, Gerda tantsib. Oi. Victoria,
ma peaksin mainima, et sina oleksid sobinud sinna esitlusse suurepäraselt. Ma olen siiski neiu mustas kleidis. Teeme Viktoriale suure aplausi! Järgmisena tuleb 9A ja 9B. Nad on oma esituse kokku pannud 3 erinevast bändist, laulest. Aga ma arvan, et ma ei ütle teile, kes nad on. Ja ta on näha, kas te ise arvate ära. Me võiks ühe äkki öelda. No ütleme, ütle sina, valisa. Olen otsustusvõimetu. Ma arvan, et valime Tiiu. Tiiu. Ma loodan, et see sobib teile. Ja ülejäänud 2 peate teie meile ütlema. Oleme kokku leppinud? Nii. Kõik ütlevad jaa. Kõva häälega jaa. Nii, väga hästi. Aitäh!
ma ei kuule. Ainult tiiutajate. Teisi ei tundnud üldse ära. Mr. Happy Man ei olnud kahjuks. Päriselt ei tea või? Kõige esimeseks oli Hoveri Koveri. Kindlasti olete kuulnud. Ja teiseks oli Push Up. Änglik mees. Kõige legendaarsem laul. Kuidas te ei tea seda? Kui me oleksime hindele teinud, siis oleks kohe ainult tulnud. Ja õpetajatele seda tavaliselt ei meeldi, kui me kahtasid saame. Miks meile peaks meeldima, kui teie kahte saate? Te ei ole kodus õppinud. Aga 90-ndatel elasite küll. E-koolis ei olnud seda kirjas, jah? Palun vabandust, see oli meie viga. Aga vahepeal võib tunnikontrolle teha ette teatamata ka. Kahjuks nii on. Peale vaheaega siis küsime teilt uuesti. Te kukkusite oma eksami läbi kahjuks. Jääte istuma. Nii, nüüd tuleb 11. klass ja nemad esitavad Toe Tag legendaarset. Aplaus 11. klassile. Kui on hõige hall ja sind ründamas suur pall. Kui on meri hõige hall ja sind ründamas on suur hall. Nii hea on mõelda siis, et sa kuskil rannaliin ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Kuidas Tooteg jälle ei viitsi, legendaarselt nagu inimesed viitsi, kätte võtab asja viimasel vitsi. Kõik saab korda, ära karda, kõik on see vanna, lükkame, kogu siis saame ja räpime. Soov jääb ära, sest meist keegi hommikuti pole aga ootel. Ja telefon, mille te helistate, On välja lülitatud või legendaarne restoran. Soundcheck oli 3 tundi tagasi, autos enam vähem, kaineks magasin ja Raideris korranda ei tea mitte midagi. Nii edasi, lood segasi, aga näib, et ei huvita see kedagi. Et taas on kõrge ja DJ mures on, vaata mängida, ulataks või mures on. Seal juures on üks kõige vähem, nii juhme võiks ja sõna teie päev. Kõige taval pole vetsi ja mõtlesin sa veel pärast esimest rina härra päev. Laim algab, mitte tüüne, kohalik inimese kõige suurem küüre. Neli keram tekki ja meie kui vestlase piltriga monitori sutsoki. Laimil ajal kolmekesi kutsud meil, vaatame otsa üksteisele. Rahvas siiski möllab meil lava ees. Need on sõbrad, kes kontserdi kasutab.
Kekka, kas teeb veel sme? Pan veel. Ai, voi teen meele korra, hoia lükka pikka ja... Kõik saab korda, ära karda, kõik on see varna. Lükkame kokku, siis saame ja räppime räpp. Ära siis meist keegi meil. Hommikuni kore ja vana okei. Ja telefon, millele helistate. On välja lülitatud või legendaarne kohe. Soundcheck oli kortid tagasi, alus enam vähem. Kaineks magasin ja raidest korda ei tea mitte midagi. Nii edasi, lood sedasi, aga näib, et ei huvita see kedagi. Et nad on kõrge ja DJ mure sopp, vaata mängida, ulataks vaid mure saab. Seal juures on üks kõige vähem nii, pulss ja sina teie päev. Tingeldaval pole vett, see mõjuseks on end pärast esiteks linna häälab lähe. Ma ei valda, mitte tüüne, kohalik pelides on kõige suurem püüre. Ei kera pekki ja meie kui metslased pikriga põlveri. Naimi ajal kolmel esiku meel. Vaatame otsa üksteisele. Rahvas siiski möllab meil naama ees. Need on sõbrad, kes kontserdil tasud laas. See on kaasa! No nii, Gerda. No ilusad poisid ja 10 esitlus või mis? Mina ütleksin selle peale, et see esitlus oli legendaarne. Aplaus 11. klassile. Järgmisena on oodata lavale 12. klassi, kes esitavad meile Katrit ja Anacondat. Eesti keele õpetaja, kuidas on, kas Katrit või Kaaterit? Ma arvan, et Kaatrit on õige. Kuidas te arvate? Eesti keele õpetaja üks. Victoria. Palun, ma panin mõlemad variandid mängu. Ma loodan, et ta paneb sulle Eesti keele mingi 3 või midagi. Sest see oli väga õudne, mida sa ütlesid. Mul on tegelikult eesti keel 4 või 5, nii et ära üldse. 4, no näed, see tulebki need sõna lõpuvead sealt. Ma ei kuule sind, Gerda. See on negatiivsus, mul ei ole vaja seda ellu. 12. klass, kas te olete valmis? Hallo. Hallo?
seelikud on ainult poistele, no vaadake neid nagu. Palun, peale vaheaega kõigil meesõpetajatel seelikud seljas. Nagu ma aru sain, siis me teeme ära selle, jah? Õpetab Kingstonil juba on võtmeis, kõik meesõpetajad. Ja siis kõik näevad, vaadake. Õpetaja, palun pange peale vaheaega roosa särisega, see oleks päris ilus. Naabapluusi helistatud. Ma võin laenata. Nii, laename. Nii, olemas. Järgmine, kellele seelikud on? Õpetaja Jan-Erik, toon teile seeliku esmaspäeval. Siis peale vaheaega see, mis on. Ma võin punasvärvi topi tuua teile, mul on. Teeme ära, põlvikud ka roosad või punased? Roosad või nii? Teeme nii. Ära rääkisite. Aga küsiks vahepealt jõuluvanad, kuidas talle meeldinud on? Kust ma nüüd alustan ausalt öeldes, et oleks nagu rohkem natuke puhkust lausa vaja peale sellist möllu, ma ei hakka valetama. Et no, siuke olukord oli, et istud vaatad, et no nüüd enam paremaks ei saa minna ja järgmine läheb jälle ainult paremaks. Ja ma mõtlesin seda ka, et ma kuulsin energiakriisist ja nii edasi, aga ma vaatan, et teil koolis on ikka päris soe, et kõigil nii vähe riideid seljas, et nii napp riietust seal kõikidel siin, et mul tead hakkas imelik natukene juba. Aga tahaks öelda, et minu ajal oli rohi rohelisem, aga ei saa öelda. Ei saa öelda, jah? Rohi on sama roheline kui mitte veel rohelisem. Seega. Suvel, mitte praegu. No aga seda on ju väga hea kuulda. 10. klass, kuidas teil oma esitusega on? Oled valmis? Oled valmis? Ei kuule? Tere, lugupeetud saalis viibijad ja jõuluvana. Oleme kõik täna kogunenud siia, et kuulata Eesti Talendi show'd. Palume publikul olla meeldimas meeleolus ning elada kaasa ennastele paladele. Mul on hea meel tutvustada meie tänaseid kohtunikke teile. Palume tõusta püsti publikul, et juhatada sisse meie kohtunikud. Tere meie särtsakad kohtunikud, oleme ette lauas istunud. Kuldse nupu saamisel on tänased lauljad otseselt näha saatesse saanud. Loodame, et tänasesse saatesse tulemine on ikka väärt. Palume lavale meie esimese bändi Lähkeelud. Hey,
segada vahele. see on tõsiselt kohutav. Keegi tahab aidata või? Jaa! Näidake, mis te tahate neile öelda. Kallid kohtunikud, kas me võime teile esitada veel ühe laulu? See on tõesti hea. Palun. Poiss, näita neile!
täna saates edasi. Minu poolt samuti suured õnnitlused. Alguses ei saanud vedama ja pärast ei saanud enam pidama. Aga tänaseks on läbi. Ja selleks, et oma kingikotti saada, peab jõuluvanale väikse etteaste ka tegema. Siin hästi mõistetav, andeks antama. Me tegeleme ennast sellega. Palun vaiksemalt. Aitäh! Enne kui me jõuluvanad hakkame oma pakke lunastama, siis on meil teile üks väike palve. Siin on kast, kuhu võib panna need kommid, mis sulle ei maitse ja võib tuua siia ka komme, mis sul muidu kausipõhja jääksid. Need kommid ja loodetavasti palju-palju veel saadame Ukraina kooliõpilastele, kes praegu elektri ja soojata peavad koolitööd tegema. Saagu siis neil vähemalt suu magusaks tehtud. Siia võib tuua ka oma kootud sokid ja käpikud ja muud sellest, mis aitaks meie eakaaslastele Ukrainas sooja teha. Aitäh! Kas me kutsume esimese klassi? Aga võtame siis esimese koti juba ja hoo, see on ju 7. B. 7. B, kus on 7. B? Onu väiksed isiklikult, jah? No tervist. Mikrofoni siin. Väga tore. Mis teil siis tänaseks siis veel plaanitud on? Teed veel paar kiiru päevalaul? Hästi. Jõuluvana BMW, jõuluvana rikas mees, tuli meile BMW-s, tuli tuppa, istus maha. Küsis, kes nüüd kinki tahab, mina jooksin kohe sinna, andsin luuletusel minna. See on ilus luul. Aitäh! Aitäh! Aitäh jõule! Mine kotti jõuluvana. Ei ole siin midagi oodata. 8 ja A. Tundub, et A on nii. Väga hea. Jõuluvana valge habe kasvas suvel maani. Nüüd on habemega häda, see kuhu saani. Käies takerduvad jalad, külla paistama hakkab pala. Istud maha, jälle paha, habe nagu vaidleb maha. Iga laps siis peale astub, kui ta kinkinud on vastu. Läks hästi. Siiamaani oli Väga hästi. Häid jõuda teile. Nii. 6. A. Keegi 6. aastast äkki. USA. Kas Koit on nüüd 6. klassis? Läksid vist koju juba? Oi! Kuuendal ajal oli see luuletus lugemata või mitte esialgu, aga ma veendan vana võla ära ja loen vana luuletuse jõuluvanale. Jõuluvana hullas hoovis ja sai kohutava nohu. Ruttu terveks saada soovis, neelas alla nohurohu. Möödus mõni silmapilk, nina otsas jälle tilk. Jõuluvana vatist habe, nüüd on kuivad tatist rabe. Nii, aga
mis siin paistab. Võtame 6. B siis kohe järgmiseks ka. 6. B on. Mäletan isegi, kui veel 6. B oli. Väga vanad ajad. Puupiiritust ma ei levi. Joo, ma ei. Hapukul peale sõidus. Täna pole ikka pime. Jõulupime, õhtul on. Väga hea. Aga muidu jõudu tööle. Puupiir. Puupiir. Sa oled kunagi olnud puupiiritust või? Ei, ainult. Suvel. Okei. 7 saar. Kas teil ka keegi puupiiritust joob? Ära anna mõtteid pähe siis teistele. Minu üle. Mul väga kõik läks eelmine aasta pimedaks. Nii, vabandust, ma ei tahtnud ära rikkuda midagi selle faktiga, vabandust. Aegu on ilusaid ja häid, neist jõuluaeg kõige kaunim näib. Hommikul, kui silmad avan, toanurgast ikka kuus mul vastus ära. Uneski näitab kuusekuuet, milline rõõm on südamel. Väike on küll kuusepuud, sul rõõmu pakub jõulukuul. Aga võtame siis 8. B järgmiseks. 8. B on ka ära olema. Tagasi vist puupiiritust jooma. Ma mäletan isegi, kui olin 8. ja käisin puupiiritust jooma. Jõulupidu... See on nii saladus jooma. Vabandust. Oi. Ta sellise ilikuga lausa. Jaakko tuleb! Ja nüüd on ka hommikul raske. See oli tõesti, see oli no näed, vaadake, kõik terve klass on nii armas. Võiks rohkemgi selliseid klasse olla minugi poole. Ma nõustun sinuga. Ma tahaks mõne endale jätta, ma ei hakka valetama. Aga võtame siis 9-ndikud ette. 9 saab. Tahate teie ka äkki jätta siia oma pakku? Tulege. Tervist. Kõigepealt meie paralleelklass. See on ainult naljaga, et ärge kõike tõsiselt võtke. Me oleme 9 A-hinde B, aga hinded on meil ikka suht B-s. Halvemused teisel kohal meie klass, esmakohal tiksub paralleelklass. 9 B või asi. Meie klassi pärel teevad juba autoluuli, B-klassi poisid ikka rantaluuli. Klassis on meil hästi. Keemias paneme me hästi. Väga õige. Kelle teie aga see on siis teema. Ja võtaks 9. B ka kohe järgi, kui nad raatsivad tulla.
vahest oleme toored, õnneks koorime munakoore ja hommikuga teeme uusi mälumänguvoore. Geograafias on meil palju probleeme, kuna Siiri arvaid valmistame kreeme. Peas õppime, kus on kartuliseeme ning valmistame kontrollieksklusi skeeme. Sööglas antakse jälle suppi, kuna arvatakse, et paneme vastuse tuppi. Keemas teeme risti-rästi, see on kõik hästi-hästi. Aga soo võta ja joo. Matas õpime jama lõpus, tunni lõpus naudime neid oma. Iga päev kordub üks ja sama, sellel tekstil tõsitab. Tõesti on tõsi taga. See oli päris hea, see oli päris hea. Tõsised poisid ja tõsine lugu küll. Aga viska äkki mulle seelda, paistab ilus hea number. 10. klass. Siiamaani ei ole hästi kahjuks. Suvel pidi palju tööd tegema, palju muud vaeva nägema ja tantsuga on nii, nagu ta on, ütleme ausalt. Ei, ma arvan, et ikka peaksite tantsima. Traditsioon peab jätkima. Ma hoiatan järgmiseks aastaks on õpitud ja paneb hinde. Ega need puusad enam esimeses nooruses ei ole, nii et ma ei saa liiga sikisaki teha. Jällegi, ma ei oodanud teid täna näha siin. Ma vabandan ja järgmine aasta me võime pikemalt ette harjutada neid. Sest see on tõesti piinlik, ma ei hakka valetama, see on piinlik. See oli tõsiselt armas, üks aplaus veel palun. Vanadust juba nagu on, aga ikka on vaasa aru. Midagi ei jää meelde. Mina olen väga kindel selles, et jõuluvanad ei jää vanaks lihtsalt. Vaata, kui sa välja näed. Aitäh! Nii, aga ega palju pole enam jäänud. Loodan, et keegi rohkem tantsida ei taha. Klass on 11. Ega meil siin pikka ette pole. Teeme jõuluse viisijupi. Ma loodan, et selle peale vanad eestlased, eestlased, eestlased. Selle peale vanad eestlased võtsid 1-2, alati 2, vahel ka 3, läbi see on. Teie etteaste heitis mind täna sõnatuks, ma ei hakka valetama. Ma lootsin, et te laulate hetkel mulle skuuterit näiteks, aga seda on vist palju paluda. Küll jõuab, teeme nii, järgmine aasta.
Väga hea, aga 12 klassis. Jõuluvana, No, kas kohe peale saab istuda? no muidugi saab, kui hästi küsida. Jõuluõhtul aknad härmas, keegi ukse taga lärmab. Need on viitis päkavikud, veidlikud ja imelikud. Nendega koos jõulutaat, kelle turjal õllevaat. Käest on soojad käpikud ja põues mõned lapikud. Räige mööl siis läheb lahti, hommikul ma ärkan sahvris. Süda paha, pilt on taskus, püsti seismine teeb raskust. Jõulutaat on täis kui pinal, magab pannis prillidina. Kõigest süüdi päkavikud, veidlikud ja imelikud. No tõesti, on abituriendi tasemel luuletus, aga sellegipoolest väga hea luuletus. Mul on tunne, et see ei ole lõpuni, see ei ole lõpp. Ennem kui te alustate, ma tahaks küsida, et mida teile siin koolisööklas nüüd toidetakse? Toidud on päris head tegelikult. Ma vaatan jah, et oleks nagu jõusööda peal siin kõik lapsed teile. Aga meil on üks trikk ka teile, pärast üks küsimus. Mulle on küsimus? Jaa. Küsimus on siis selline, et kas teie teate, kuidas on eesti keeles Montenegro? Mustamäe. Aga midagi maha ka, ma jääks seda tagasi viima. Nii, aga selleks korraks on... Veel ei ole, on jõudnud üks salapakk koos Omnivaga. Ja tegemist on pakiga õpilas esindusele, kes tegid väga head tööd tänavuse aasta jõulupea korraldamisega. Ja on paluks kedagi sealt. Esitama midagi ei pea, te olete nii tublid, te olete juba nii hästi esitanud. Jõudu ja jaksu. Palju üritusi veel, kindlasti. Aplaus õpilase esindusele! Selleks korraks on siis kõik osa läbi. Oleme 15 minutit, kes tahab saali koristada oma etendusest jäänud asjadest, kes saavad kommikotte jagada. Oodake, ärge minge veel! Peale seda, kui 15 minutit saab täis, siis hakkab disko, saame tantsida. Jah, nii et tuleme tagasi, palun.